Kuigi Eesti on ilmalik riik ja meil ei ole riigikirikut, on usuasjadesse peamine kõneisik Eesti Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Aga vaatame, mida ütlevad teiste konfessioonide ja usundite juhid, mida teeksid nemad, kui nad saaksid meie riigi asjades sama palju kaasa rääkida kui Luteri kirik. Kui oleks meie teha, looksime tingimused, et iga Eesti inimene võiks vähemalt kord aastas paastuda. Paastuda liigsest söömisest, halbadest harjumustest, liigsest tarbimisest, pahadest mõtetest, liigsest tormamisest ja seda iseenese, kaasinimese ja Jumala looduse kasuks. Kui see oleks Krishna pühendunute teha, siis kõik eestlased laulaksid Jumal Krishna pühasid nimesid Hare Krishna ning ka teisi Jumala nimesid vastavalt oma usutraditsioonile. Sedasi inimeste südamed ja teadvus puhastuvad ning siis loomulikult kõik suudavad üksteist austada, toetada ja armastada. Jumal on ühiskonna keskmes ning kõik on terved, õnnelikud ning valitseb rahu ja õitseng. Hare Krishna. Kui oleks minu teha, alustaksid hommikul eestlased tänupalvega, et tänada loojat ja teisi inimesi. Siis saab Eestist koht, kus on hea elada ja olla üha rõõmsamad. Kui maausk oleks riigiusk, siis me teeksime omalt poolt kõik, et riik ja usk teineteisest lahutada. Aga kui ikkagi kõik eestlased oleksid maausulised, oleks meie loodus kaitstud, pühapaigad hoitud, mehed, naised oleksid ühiskonnas võrdsed. Ja mine sa tea, äkki me oleksime ka kuningriik.